Nii, tere õhtust. Mõtlesin natukene mõtiskleda, kuna see on mu vaimuhaige meelelahutus. Eestis on ikka hullud need, kes räägivad, mida nad mõtlevad. Viitsi püsti olles on õhtune aeg. Istuli ka ei viitsi olla, et ma olen voodis pikali. See on kui esimene mõtisklus, mida ma teen pikali asendis. Aga rääkida saab inimene igas asendis, nii et kunagi teen võib-olla ka mõtiskluse, kui ma ripun jalgupidi pealaspidi. Mindest väga huvitav mõtisklus tuleb. Ja no huvitavaks läheb, mida rohkem verd pähe valgub, eks. Aga see on pikali asendis, siin on kõik on hästi. Et räägiks ühest teemast, mis mind viimasel ajal on hakanud nagu häirima, sest ikka mõtiskled on ikka virisevad ja sellised kurjad, eks. Ma viimasel ajal vihkan, jälestan, põlgan, mõelge veel mingid halbu sõnu, inimesi, kes mitte eestlasi, nii idast kui läänest, nii põhjast kui lõunast, kes räägivad, kui oluline ja tähtis on Eestis elades osata eesti keelt. Ma olen hulluks läinud, ma olen eesti keele suur fänn ja suur, ütleme, emakeel ikkagi, kõige tähtsam keel üldse maailmas, eks miks ma niimoodi halvasti arvan nendest inimestest, kes ütlevad ju nii ilusad asju eesti keele kohta. No, rõhku sõnad ütlevad, jah. Et ütleme 99,99% inimesed, kes mitte eestlased, kes räägivad, kui oluline osata Eestis elades eesti keelt, on inimesed, kes ei oska eesti keelt või oskavad seda väga napilt. No näiteks inimene, kes õpib mingi algtasemel, siis 10 aastat hiljem on ikka veel algtasemel. Või inimene, kes räägib, kui oluline on ja siis 5 aasta pärast ei oska üldse midagi, eks. Ja see on selline loba, täielik selline narratiiv. Ja ma olen isegi jõudnud sellisesse punkti, et ma hindan rohkem inimesi, kes elavad Eestis, kes mitte eestlasi, kes elavad Eestis ja ei oska eesti keelt ja vihkavad eesti keelt, kui need, kes ütlevad, kui eestilas on väga oluline eesti keelt osata. Sellepärast, et need, kes vihkavad eesti keelt, nad on ebameeldivad inimesed, ma ei taha nendega suhelda, ma ei taha neid tahagi. Aga nad on ausad. Nad on piinlikult ausad, aga need, kes räägivad, kui oluline ja tähtis ja muidugi me peame õppima hästi palju ja bla bla bla. No see on see olukord, mis on võlts, sest need inimesed lihtsalt ei oska seda, lihtsalt räägivad ja tee midagi. See on selline pläma tasand. Inimene, kes peab eesti keelt oluliseks, ta lihtsalt kasutab seda. Et mina siin olen praegu sellise nagu mõtte juures, et mitte ainult Eestis, vaid ka teistes riikides, eks ju, on ikkagi inimene, kes austab seda riiki, ta ei räägi kogu aeg, palju ta austab, ta lihtsalt täitub seda tegudega. Nii et jah, ma olen muutunud allergiliseks, et iga kord, kui mõni võõramaan hakkab mulle rääkima, et oi kui oluline on ikka Eestis elades eesti keelt osata, oi kui oluline. Ma tahan lihtsalt ojata, ma tahan karjuda. Ma ei taha mitte midagi muud teha, kui lihtsalt karjuda. Vaat. Aga miks me oleme selle asja nii kaugele lasknud minna, sellepärast, et eestlane on olemas selline taandu ja selline, et eestlane tahab tegelikult eestlasega olla. Ühes oma mõtis, kuidas rääkis, et meil on vaja reservaadid luua. Tegelikult meil on juba de facto reservaadid Eestis. On kohad, kus on eestlased tõmbunud oma ette ja Hiiumaa ja Saaremaa ja Võru ja see Viljandi ja inimesed tõmbuvad, eks ju, elavad oma ette, aga ka sinna hakkavad tungema juba võõrad ja tahavad külas käia ja. Aga jah, eestlane on olemas, et on selline tagasi tõmbu, taandu ja selline, ta läheb hea meelega teiste keelte peale üle, väga tihti ja siis hakkab halvustama teisi eestlasi, kes ei taha minna. Et kui mina ütlen, et ma tahaks ikkagi nii teha, nagu keeleseadus ütleb, siis olen mina paha ja kuri ja vastik ja sallimatu ja ma ei tea, raske iseloomuga. Ja kuidas sa niimoodi võitled eesti keele ees, kui teised eestlased paned kogu aeg jalga ette. Väga raske. Aga jah, see oli see mõtiskus, et jah, et kui te olete kui keegi välismaalastest, kes elab Eestis ja õpib eesti keelt või oskab juba eesti keelt ja vaatab minu mõtisklust, siis palun ärge mitte kunagi rääkige, et kui oluline on eesti keelt osata, lihtsalt osake seda.
lihtsalt osake seda, tehke seda, ärge sellest palun rääkige, sest minu kogemus on see, et 99,99% inimesed, kes seda jama suust, vaid väärt sõnu, eks ju, suust välja ajavad, tegelikult nendest sõnadest kaugemale eriti ei jõua. See oli mul pikali asendist mõtisklus. Aga hea tööd kõigile ja näeme järgmise mõtiskluse ajal.